Tere õhtust kõigile! Loodetavasti on ka nüüd minu hääl teile kuskilt kuulda ja saate osa tunni aja jooksul digikogumike teemast e-koolikotis. Tänane veebiseminar toimub Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu liikmete palvel ja toetavad seda HITSA ja eTwinning, pakkudes meile veebiseminariks sobivat platvormi ja Eesti Haridustehnoloogide Liit ning Innove on need, kes on digikogumike ja e-koolikoti enda tegevuste taga. Nii, aga hakkame otsast peale. Täna tuleb meil juttu sellest, mis need digikogumikud üldse on e-koolikotis. Lubasin, et ma näitan, kuidas ühte digikogumikku luua, mis on sellel juhul olulised, kuidas lisada sinna näiteks teiste töid, sest selge on see, et kui on väga head materjalid olemas, siis kõike ise looma ei pea. Ja oli ka palve, et ma näitaksin mõnda veebikeskkonda, kus saab õppematerjali koostada. Nii et vaatame selle ka üle. Ma korraks heidan pilgu, et kui kellelgi on küsimusi, siis võite vabalt need küsimused esitada sellesse vestluskasti, et ma püüan aeg-ajalt pilguga sinna heita ja küsimustele vastata. Kuna ma tean, et taustal on ka Ingrid Maadvere, kes on väga paljude juhendmaterjalide autor, erinevate veebikeskkondade juhendmaterjalide autor, siis ma arvan, et ka tema jooksvalt, kui tal vähegi hetk on, poetab teile mõne hea nõu sealt. Nii, aga et digikogumikust rääkida, peab rääkima digitaalsest õppematerjalist ja selle jaoks on HITSA toel ilmunud üks väga hea raamat, mis on ka siin all lingi taga peidus ja mis ütleb, et tegu on sel juhul digitaalsel kujul avaldatud õppematerjaliga, mis peab olema nagu iga õppematerjal, õppimist toetav, kindlasti kvaliteetne, tehniliselt korrektne. Ta võib olla mis iganes kujul seal veebis või ka miks mitte andmekandjal, et on ta e-õpik või video või rakendus, et kõik nad lähevad õppematerjalina arvesse, lihtsalt kui nad ongi sellel eesmärgil loodud. Kvaliteedinõuete kohta saate ise natukene pikemalt lugeda, kellel huvi on, ja tegelikult on need väga head nõuded ka mitte digimaterjalide loomiseks, et annab päris häid vihjeid ja mõtteid. Aga e-koolikoti digikogumikud on selline kokku koondatud õppevara, kus igaüks meist saab olla autor. Me võime panna sinna erinevad materjalid. Need võivad olla meie omad, need võivad olla kellegi teise loodud. Viimasel juhul muidugi tuleb hästi kindlasti arvestada autoriõiguste teemat, et me ei eksi teise looja soovide vastu. Tavaliselt on praegustel digikogumikel lisaks nendele olemasolevatele õppematerjalidele, mis kogumiku sisu koostavad, ka selgitavad tekstid. Kui see on täiesti oma looming, siis on autoril õigus ka öelda, millisel moel seda kaitsta. Kuigi olgem nüüd ausad, et eks üks õppematerjal, kui ma ta juba digikogumikku panen ja oma kolleegidele kasutamiseks annan või oma kolleegide õpilastele kasutamiseks annan, siis ma arvan, et kõige rangemal moel ma teda kindlasti ei taha või ei peaks kaitsma, et muidu kolleegid on hädas, et nad ei tea, kas nad üldse tohivad kasutada. Ja kogumikus, mis on antud digikogumike hanke puhul koostajatele tingimuseks, on see, et ühes digikogumikus peaks olema kirjeldus ehk sissejuhatav osa, kus on kirjas, kuidas seda digikogumikku kasutatakse, kellele ta ennekõike mõeldud on, sest teha võib teda nii õpilastele kui õpetajatele suunatuna, iseseisvaks läbimiseks või tunnis läbimiseks. Seal võiks olla kirjas hinnanguline tundide arv, kui kaua see kogumiku läbitöötamine aega võtab. Ja kui on vaja, siis ka kasutusjuhis, et kohe näitan teile mõnda digikogumikku. Ja näiteks ühe keskkonna puhul, mis on väga hea testide tegemise keskkond nimega Wisermi, pidin ma juurde lisama kindlasti ka kasutusjuhendi õpetajale, sellepärast et muidu oleks kõik
Eesti koolide õpilased oma testidega minu konto peal, aga et nad oleksid omaenda õpetaja konto peal, siis oli vaja sinna ka juhend lisada. Loomise kuupäev tuleb automaatselt tegelikult sinna kogumiku juurde ja tuleb siis ka sihtrühm. Nüüd ma selle esitluse korraks sedapidi katkestan ja võtan siit lahti siis e-koolikoti enda. E-koolikotti saab sisse logida kasutades e-kooli, Stuudiumi, mobiil-ID-d, ID-kaarti, äkki oli midagi veel, ei julge öelda. Mina logisin juba sisse, siin üleval paremas nurgas on näha S-täht, mis näitab, et mina olen oma kontole loginud. Mina hea meelega kasutan mobiil-ID-d. Ja kui seda lehte kindlasti te olete kõik vaadanud, siis vasakus servas, kui te sisse loginud kasutaja olete, on juba teie materjalid. Minul mõni rida rohkem kui tavakasutajal, sest ma kuulun ka e-koolikoti aineekspertide hulka ja tänu sellele on siis minul siin natukene allpool rohkem. Aga võtan siit ühe, praegu kõige parem on enda kogumike pealt näidata, sest siis saab ju ka öelda, mis halvasti on läinud. Võtan siit ühe kogumiku ette, näitan kõigepealt, milline üks kogumik on. Et see osa on siin siis sissejuhatav osa, kellele loodud on, mis eesmärgil ja kindlasti, mis on e-koolikoti puhul vajalik, kui te loote, ükskõik, te võite ka, kui te lisate näiteks õppematerjali siia, siis kindlasti peab lisama märksõnad. Ja hea oleks, kui on kõik märksõnad, mis antud, no kõik on võib-olla raske öelda, aga terve suur hulk märksõnu peamiste teemade kohta, mis selles kogumikus või ka õppematerjalil küljes on. Sest need märksõnad aitavad hiljem kasutajatel neid kogumikke või siis õppematerjali leida. Ja siin piirangut ei ole. Ma võin siit öelda, et siin tuleb näiteks veel, et see võib päris pikk rida olla, aga need on jah, kõik on abiks siis materjali leidmisel. Kui ma siit veel korraks ettepoole võtan, siis praegu saab QR-koodi, et kes laste tahab niimoodi jagada, õpilaste tahab niimoodi jagada, siis uuendustega on võimalik lisada QR-kood näiteks kuhugile ja õpilased saavad materjalile kiiresti ligi. Ja nagu ma ütlesin, siis siin on näha ka see loomise aeg, lisamiste aeg, vanuserühm. Siin üleval on näha ka, millistele valdkondadele see kogumik on loodud, et kõik sellised vajalikud materjalid kohe siin eesotsas. Ja kogumiku kasutamine, siis tulevad juba sisud, kogu sisukord on siis, mis te siin loote, jääb ka vasakule serva ilusti nähtavaks, mis väikese arvutiekraani puhul on küll üsna ebamugav. Mul läks tükk aega enne, kui ma aru sain, et tegelikult on sisukord olemas ja tegelikult on sisukord siin vasakus veerus. Ja tulevad materjalid. Materjalid, mis hästi ei, kuidas ma ütlen, siis ei mängi või mis ennast otse ei näita siin digikogumiku sees, on sellisel kujul, et ta on viide välisele keskkonnale või väljas paiknevale materjalile. Siia peale klõpsates saan ma tegelikult kõigepealt siis e-koolikoti materjali sisse ja siit edasi saan minna näiteks siis sellele lingile, kus kohas see materjal olemas on. No saan siis hetkel praegu siit täpsemaid vihjeid. Aga osa neid keskkondi, mida te oma õppematerjali loomiseks kasutate, on ka väga hästi siin selles e-koolikoti kogumikus näha. Näiteks kõik videod mängivad otse e-koolikotis, et ei pea selleks kuhugile välja minema. Te klõpsate siin play nuppu ja juba tulevad siis ilusti videod ette. Et kui te ehitate oma e-koolikoti üles niimoodi, et ongi mõeldud ennekõike õpilastele koos nende vaheülesannete ja teemadega, siis saab ta täiesti edukalt selle materjali läbida siin e-koolikotis või läbi vaadata. Nii, siit tulevad videod. Mina ehitasin oma siis kogumiku üles pigem suunatuna õpetajale ja panin siia põhimõisted ja siis need olemasolevad õppevideod ja siis mõned mängud ka. Et mängudega on lugu selline, et näiteks Learning Apps, mis on Eesti õpetajate hulgas väga populaarne ja kus on hästi palju juba loodud materjale, et siis Learning Apps on täpselt samamoodi siin keskkonnas sees ilusti kasutatav ja tehtav. Oi, see lõppis sedapidi kuidagi, no sellist sõna ei ole olemas. Et neid võib siis ka jälle siia hea meelega lisada. Vaatan, kas saame mõne paari kokku ka, aga ütleb, näed, valesti tegi. Et selline lihtne siis kogumik.
võtan korraks siit lahti näiteid. Nii, võtan siit Birgi Loorentsi loodud digikogumiku, mis on digiohutuse teemal ja mis ongi üles ehitatud pigem õpilastele suunatuna, kus õpilased teevad ära siis testi, vaatavad netiklippe, kõik on ilusti siin ka järjestatud, sooritavad ülesande ja nagu te näete, siis aeg-ajalt võib juhtuda ka nii, et juba olemasolev materjal on digikogumikust kustutatud. Et võib olla kustutatud sellest, siin on näha dangerpoint.org lehelt, aga võib olla ka, et ta on kustutatud e-koolikotist näiteks selle tõttu, et ta ei ole vastanud autoriõigustele ehk materjal oleks tohtinud olla avalikult üleval. Et see on selline õpilastele suunatud materjal, ülesanded ka sees, kõiki saab teha, isegi kodutöö on olemas, et selline natukene teisel moel üles ehitatud kogumik. Ja vaatame, kas ma panin siia ka ei ole pannud ma siia siis Vaike Rootsmaa oma, vaatame, kas leiame ülesse. Tema digikogumik oli üles ehitatud niimoodi, näete, tegin otsingu ja nüüd ma vaatan, kus kohas on vasteid. Huvitavat ühtegi kogumikku ei tule välja. Et tema ehitas oma kogumiku üldse üles niimoodi, et see on mõeldud justkui siin, see vesi ja maaringe. Et siin on justkui tervelt, ei olegi see kogumik, tervelt siis ainult lingikogu, et kõik on ilusti ära järjestatud, nii nagu oleks tunnis kasutatav ja siis ainult võtta lingid järjest, väiksed kirjeldused juures, et läheneda on võimalik hästi mitmel moel. Nii nagu teie siis otsustate, nii teie kogumik ka välja tuleb. Nüüd ma pean liigutama kuskilt seda akent, et ma saaksin näidata, kuidas ühte kogumikku luua. Et kogumiku loomised ja ka õppematerjali loomine käib siit kõik alt plussmärgi alt. Kui te alguses vajutate, siis automaatselt luuakse teile kogumiku algus. Kui te tahate ühte materjali üles panna, siis te peate võtma siit selle rohelise ikooni lisamaterjal. Ja ega seal sisuliselt väga suurt vahet lisamise mõttes ei olegi, kui aken on peaaegu ühesugune. Lihtsalt selle vahega, et pärast kogumiku sisse tuleb rohkem materjali ja õppematerjal või see üks on siis nagu ainult ühe konkreetse asja jaoks. Kõigepealt peate panema pealkirja. Ma loodan, et keskkonnahaldajad väga ei pahanda, et ma aeg-ajalt siin mitte testkeskkonnas ehk päris keskkonnas neid testkogumikke loon, aga ma olen nad pärast kõik viisakalt ära ka kustutanud. Et olemas on ka selline keskkond, kus te saategi katsetada enne, kui te lähete siis päris siia e-koolikotti neid looma. Sest kustutada saavad administraatorid või need eksperdid, aga ma ei ole päris kindel, et kõiki asju saab kustutada tavakasutaja. Tore on muidugi see, et kui te kogumik jääb pooleli, et siis ta vaikimisi on alguses mitte nähtav, et kõik sisse loginud kasutajad kohe sellele ligi ei pääse. Nii, panin pealkirja, igal juhul pean ma valima litsentsitüübi ka. Ja siin on küll valikuvõimalusena, et ei oska valida, aga kui te teate, et digikogumik koosneb enamasti teie materjalidest, siis kõik see Creative Commonsi variandid, siin kas autorile viitamine või mitteäriline eesmärk, et need on kõik võimalik teil määrata. Et kõige leebem on siis autorile viitamine ja kõige rangem on see siinses nimekirjas siis nii kõik õigused kaitstud, et tuleb siit alt ka. Ja YouTube on oma sellelt litsentsilt natukene eraldi, et kuna YouTube'i enda litsents on natuke teistmoodi. Mina võtan praegu autorile viitamine, siis määran ära haridustaseme. Haridustasemeid saab määrata rohkem kui ühe. Valin ainevaldkonna, et põhiharidus, otsin siit üles siis näiteks tehnoloogiaõpetuse. Ma võin jättagi ainult tehnoloogiaõpetuse, aga ma võin täpsustada ka teemat, näiteks disain ja joonestamine. Ja jälle ma võin jätta selle, aga ma võin veel alateemat siis täpsustada. Et praegune see ainevaldkond, teema ja alateema tuleneb varasemast taksonoomiast, mis oli ka e-koolikoti või mitte e-koolikotis, vaid koolielus.
et see tuli sealt üle, et ma tean, et see läheb täpsustamisele ja parendamisele, et ühel hetkel jõuab siis sinna ka. Siis määran ära vanuserühma ja ma panin põhiharidus, ütleme näiteks, et nii teine kui kolmas kooliaasta, aga võib-olla sobib ka gümnaasiumi esimesele astmele. Ma praegu gümnaasiumit ei pane. Nii. Ja siis ma peaksin panema kogumiku kirjelduse. See on see kõige esimene osa, kus sildid on ka veel puudu. Kahjuks on praegu veel nii, et siia ei saa teha nii-öelda alajaotusi või seda ei ole väga mugav noh, nagu kuidagi paigutada seda teksti, et kui teie isegi kirjutate siia eraldi ridadele oma asjad, siis ikkagi ta näitab sellise järgneva tekstina seda e-koolikotis. Aga kuna arendus on väga toimekas seal taga ja kõiki asju, mida parandada on vaja, kõike parandatakse, ma arvan, et varsti on ka võimalik näiteks sellest kogumiku kirjeldusest tekitada mingeid alateemasid või alajaotusi. Siis väga ilus on, kui on olemas kogumikul ka mingisugune illustratsioon. Mina võtan praegu, vaatan, mis me siit võtta saame. Mul on siin üks lumine pilt, Ain Vindi oma. Kirjutan siia autori nime. Kui teie olete autor, siis loomulikult panete selle. Võimalik, et allikas on mõni veebilehekülg, näiteks Pixabay, Wikipedia, Unsplash, aga võib-olla on tegu ekraanipildiga, et te olete ekraanid pildistanud. Et te peate alati ka illustratsiooni puhul siis ära määrama, et kas tegu on või ära määrama allika või siis litsentsi tüübi, et kui see on teie pilt, siis te võite ka öelda, et see on kõige rangemalt kaitstud ja keegi seda ekraani või pildikest kasutada ei tohi. Nii, ja siis ütlen loo kogumik ja nii lihtne see oligi. Algus tehtud. Liidan korraks pilgu, ega keegi ei küsi, siis võime jätkata. Et kui teil on nüüd kogumiku algus tehtud, näete, siin on ilusti näha, et silma peal on kriips, teised seda ei näe. Ma saan seda rahulikult toimetada nii kaua, kui mul vaja läheb. Lisan siia võtmesõnad, neid saab lisada ilma, et te avaksite nii-öelda kogumikku. Et panete kõik vajalikud sildid külge, ükskõik mis teemal te siis teete ja saate siis allapoole edasi minna. Kui teil on vaja kogumikku muuta, et te olete ära käinud ja tagasi tulnud, siis alati kõik asjad tulevad siit 3 täpi alt. Muuda andmeid annab selle, siia kirjutan kirjelduse selle muutmise koha. Ma saan kustutada ka praegu kogumiku. Ja siis hakkan ma sisu lisama. Ja igal juhul tasuks need näidispeatükk või selle pealkirjad panna selle sisu jaotustele. Et kas te teete siis teemade kohaselt või teete näiteks tund 1, tund 2, tund 3, et teie valik. Mina panen siia praegu esimene tund ja siia alla siis kirjutan mingi jutu, mis selle teemaga kokku käib. Kui ma tahan, ma saan siia lisada linke, teen teksti tumedaks, võtan lingi lisamise, võtan see H3 on pealkiri, siis ta tekib siia, näete, kohe vasakusse serva. Nii kui ma valin selle H3 siit mingile tekstile, et on kohe nii-öelda alapealkiri siis sisukorras. Ma võin natukene seda teksti muuta, kas kursiivi või paksuks tekstiks või panna ta üldse mingisuguse viitena. Ja siin saab siis teha ka neid ilusaid täpploendeid, et mis annavad nagu parema võimaluse siis teksti jälgida. Ja kui see on, tekstid on lisatud, siis ega ainult jutustaval asjal pole mõtet, siis siin paremas ääres on see, mida ma sellele juurde saan lisada. Et kui on juba materjal olemas e-koolikotis, siis ma võtan siit lisa olemasolev materjal. Ja praegu vaatan tehnoloogia alal, mul ei tule ühtegi joonise vormistamist välja, kas siit midagi tuleb. No näete, postkasti valmistamine tuli. Et ta leiab nagu samadele alustele vastavaid õppematerjale, kui nad on olemas. Aga kui muidugi on märksõnad ja teemad on halvasti kirja pandud, siis võib täiesti vabalt olla nii, nagu üks päev ma vaatasin ühte kogumikku, kus oli kodunduse teemaline kogumik ja ta oli hoopiski mingi teise õppeaine all justkui, et siis ta ei tule mul siit välja. Aga kui ma olen leidnud, et see postkasti valmistamine võiks minu töös olla, valin siit selle linnukese, et ta siit paistab ja siin on teine, millega ma kinnitan, et ta läheb siis minu kogumikust sinna ühte esimesse peatükki, lisa uude peatükki, et ma saan määrata, kuhu ta läheb ka. Nii kui ma linnukese vajutan.
No, kus ta siis nüüd läks? Otsustas, et ta ei pane seda nii, nagu ma tahan. Paneme uuesti. Nii, nüüd ma olen siit väljas, näete, lilla värv asendus sinisega. See näitab seda, et hetkel ma teda muuta ei saa. Ma pean valima siit muuda kogumikku. Võtan siit uuesti selle lisa olemasolev materjal. Nii, valime uuesti. Oih, tahtsin võtta kõik. Siit tõi 3 materjali välja. Otsustan siit võtta selle teema. Ma vist panin ta valesse teemasse. No, 2 korda tahab, et ma lisan. See ei ole õige. No nüüd tuli siia postkasti valmistamine ja tuli teise peatüki alla. Tegelikult oleks pidanud ta praegu siia minema. Et vahetevahel juhtuvad sellised imelikud asjad küll, et nad ei lähe kohe õige koha peale. Et siis pole midagi, võtate teine päev uuesti. Et kuna ma tean, et arendajad lihtsalt nii aktiivselt toimetavad, et vahel võib-olla satun mina nendel jalgu. Et olemasoleva materjali siis leiab ilusti ülesse. Kui te teate, et ta olemas on juba siin ja saate lisada ja ühe materjali puhul ei ole piiratud see, et ta on mitmes erinevas kogumikus. Ta võib väga paljudes olla. Kui ma tahan uut materjali lisada, siis ma võtan siit lisa uus materjal ja siis avaneb minule materjali lisamise aken. Natukene on võib-olla rohkem aknaid, aga ei ole midagi. Võtame siit näiteks, ma loodan, et õpetaja annab mulle andeks, sest ma kasutan kolleegi, kus ta meil siin läks, kolleegi tööd. Panen siia lingi. Et ülesse saab materjale panna siis kas veebilingiga või lisafail, et siin on faili lisamise koht ka. Määran ära jälle litsentsitüübi. Ma usun, et autorid või kolleeg ütleb mulle mitteäriline eesmärk. Ütlen siis mingi pealkirja talle, panen siia sisu kokkuvõtte. Panen kirja autori. Oih, läks juba valesti. Nii, kui ma olen ise autor, panen siia autori ja mõnikord on see, et te tegelikult ei teagi nimeliselt, kellega tegu on, et siis te peate panema kirjastuse allika näiteks siia. No jätan ta praegu, ma ei saa panna tehnoloogiaõpetuse alla, sellepärast et pärast ei saa ma ise seda ära kustutada. Paneme ta siis käsitöösse selle matemaatika pädleti. Jätan 3. kooliaste ja materjali puhul on erinevus see, et kui kogumikult ei pea määrama ära üldpädevusi ja läbivaid teemasid, siis materjali puhul tuleb panna ka see, millistele üldpädevustele vastab ja millistele läbivatele teemadele vastab. Võib juhtuda, et ta ei vasta mitte millelegi, siis te saate ka seda öelda, et ei seostu üldpädevustega, ei seostu läbivate teemadega, et see võimalus on ka olemas. Ja nüüd väikese pildi lisamine käib siit lisaandmete alt. Siit saate panna siis jälle pildi, määrata ära, et tegu on autoriga. Ütlen, et ekraanipilt, tegelikult ta küll ei ole ekraanipilt ja siin saab siis öelda ka seda, et mis tüüpi materjaliga tegu on. No Padleti sein võiks minna nime alla, no ma panen ta praegu nime alla muu ja loomise aja saab ka siis siin määrata, et mida kogumiku puhul ei pea panema. Aga samas kõik need andmed, mis lähevad siia lisaandmete alla, ei ole kohustuslikud. Kohustuslikud on need andmed, mille juures on tärn. Neid te peate panema. Ja lisamaterjal, nii, hetke mõtleb ja nüüd on siis kirjaveaga matemaatika Padlet uue materjalina nii e-koolikotis kui minu kogumikus. Nii, heidan korraks pilgu. Ja nende kustutamiste ja mitte kustutamistega on küll selline keeruline. Mul on ka keeruline seda öelda sellepärast, et ma tean, et ekspertidel on natuke rohkem õigusi, aga ei ole kõikidel tavakasutajatel. Et alati siis, kui teil läheb midagi valesti, siis on võimalik ise raporteerida. Ma näitan seda võimalust ka. Kogumikus saab ära kustutada. Et kogumikus on siin see läks juba selle peale. Kogumikus on see võimalus täiesti olemas, et ütlete kustuta. Et ta küll kustutab siis terve ploki võib-olla ära ja võib-olla pool ka, aga siin on see võimalus olemas. Et ei ole seda, aga ta ei kustuta selles mõttes e-koolikotis seda materjali ära, ta kustutab lihtsalt kogumikust materjali ära. Et siin neid näidispeatükke oli nüüd minul tuli mitu tükki, aga kui teil on vaja mitu peatükki teha, siis kõige all on see lisapeatükk. Nad tulevad kõik siia vasakusse veerindusse ja te saate siis neid järjest täiendada ja ühtegi piirangut ei ole selle kohta,
kui palju materjali te panete. Lihtsalt nagu te ise tõenäoliselt teate, et noh, väga palju me tänapäeval kerida ei taha. Sotsiaalmeedias pidi tähendama seda, et kui ma pean juba 3 korda sõrme hiireratta peal liigutama, siis 4. ma enam ei tee. Et e-koolikoti puhul vast nii hull see asi ei ole, aga väga lohepikkasid kogumikke luua ei saa. Vasakule sisukord tekib automaatselt. Tekib ta siis, kui siia, see on näidispeatükk, kui siia midagi kirjutada. Näete, kohe tõlleb vasakule. Peatükk. Et on need on põhipealkirjad, mis siin ülevalt tuleb see näidispeatükk, mis tuleb igale sisublokile või selle igale peatükile. Ja kui ma tahan alampeatükki saada, ma võtan siis praegu siia. Et kui ma tahan, et see sõna oleks alampealkiri, siis ma teen ta tumedaks ja valin siit selle H3. Ja näete, ta tekkis vasakusse menüüsse kohe. Et need H3-d on ju ka Wordis tuttavad pealkirja vorminduse märgid, ehk sealt peab tuttav ette. Et nad siis tekivad ise automaatselt. Vaatasin siin üks päev neid kogumikke ja teemasid uurides, et väga tore uuendus on tulnud. Et kui peaks nüüd juhtuma sedasi, et ma lähen siit välja, ma ei salvesta. Et tegelikult salvestamine käib siit paremast servast seal linnukese pealt, näete, salvesta ja välju. Et kui peaks juhtuma, et ma teda ei salvesta, et no midagi toimub. Aken läks kinni, arvuti aku sai tühjaks, siis vähemalt minule pakkus ta küll, et kui ma järgmine kord e-koolikoti sisse logisin, siis ta küsis mu käest, kas ma tahan jätkata vanast kohast. Ja ma saan ilusti jätkata, et ma ei pea hakkama nii-öelda kaotatud tööd uuesti tegema, et see oli väga tore uuendus. Hästi kohe. Nii, kas väga kiiresti näidatud? Ma tean, et on olemas ka kasutusjuhendid, mis täienevad praegu järjest loomise koha pealt. Et näitan veel seda ka, et kogumikke saab või need kogumikus olevaid peatükke saab ka järjestada. Et siin noolte abil saab siis liigutada neid allapoole või ülespoole. Mul on praegu nii vähe ja siis nad ei liigu, või ei märka seda liigutamist nii palju, et kui te ei tee oma kogumikku täpselt enda jaoks õiges järjekorras ja pärast läheb meelde, et ma tahtsin seda ka panna. Et siis nende parempoolsete noolte abil saate seda liigutada. Ja no kui tegelikult on ta nii, et kui te olete võtnud muutmise, siis automaatselt on kõik need muudetavad siit. Aga kui teil kahtlete, siis on väike pliiats ka, mis ütleb, et nüüd ma tulen seda pealkirja näiteks siin parandama. Ja korraks ta näitas, see oli ka tore, et kui ma panen siia materjali, siis mul on võimalik seda materjali teksti suhtes järjestada, et kas see materjal on näiteks jääb vasakule või on paremal, et võib-olla te kirjutate siia pika jutu ja see materjal ise on niimoodi paremal ääres, mis on vahel hea, et kui ongi sellised lihtsalt lingid väljapoole e-koolikotti, siis on hea, kui ta võib-olla siin ei ole nii suurelt ees, nagu praegu see Padleti sein on. Aga kui on nii-öelda koolikotis mängivad materjalid, et siis või nähtavad materjalid, siis nende puhul nad võiksid olla siis see üle terve selle kogumiku pildi või kogumiku osa siis, et tervelt suurelt näha. Varem oli YouTube'iga nii, et kui te panite YouTube'i lingi, siis ta täitis ära automaatselt kõik osad. Et võtsite YouTube'ist mingi materjali ja uue materjalina lisate, et ta täitis ise automaatselt ära kõik loomise kuupäevad, kõik litsentsid, kõik autornimed. Praegu tuleb need uuesti ise käsitsi teha, et nii mugav see osa kadus ära. Väga kiire ülevaade. Näitan korraks, kus kohas on siis ka ma seda ära ei salvesta, seda asja praegu. Kui ma tahan avalikuks teha, et ta nüüd on valmis või ta on nii palju valmis, et ma saan seda kasutada, siis siia selle silma peale vajutades muutub ta avalikuks. Ja siin on teine märk ka, ma ei tea, kas teile ekraanilt paistab, on siin väike täheke, et kui te leiate mõne hea materjali või kogumiku, mis teile sobib, siis see lisab selle teie lemmikute hulka, et te leiate järgmine kord ta kiiremini ülesse. Et selle tähekese peale siin vajutades. Et siis ta on ka kohe olemas. Nii, ma praegu salvestan ta ära. Läks jälle siniseks. See lilla värv näitab seda, et ma saan muuta. Sinine on see, et hetkel ma olen muutmise funktsioonist väljas. Avanes minu vasakpoolne menüü terve koolikoti kohta ja siis minu selle kogumiku, testkogumiku menüü. Ja vaadake, siin on see minu lemmikud. Et siit alt, kui ma olen midagi lisanud lemmikute hulka, siis siit tulevad nad välja.
Siit ma saan ligi ka kõikidele materjalidele, mis mina olen pannud ja pärast ma pean siit kustutama tulema, sest ma olen siia jama nüüd lisanud ja siit saan ma ligi ka kõikidele enda loodud kogumikele. Et see siis jääb vasakusse menüüsse. Et see põhimenüü, see e-koolikoti menüü tuleb välja iga kord, kui te minu meelest sisse logite. Aga jah, nende kogumike menüü alati nende väikestel ekraanidel ei taha kohe paista, et siis peab kuskilt sealt vasakust äärest seda otsima minna. Nii, kas on küsimusi? Kuna see veebiseminar on ka salvestatud, siis tegelikult saab hiljem järgi ka vaadata ja minu kiire jutu seest üles otsida need mõned kohad, mis võib-olla tahaksid ülevaatamist ja vabalt võib mulle kirjutada, kui te tahate kogumikku luua ja jänni jääte. Ja ma tean, et ka Tehnoloogiaõpetuse Liidul on omad eksperdid, kes kindlasti aitavad ja tõenäoliselt ka Haridustehnoloogide Liidu inimesed aitavad, et nad kogumike loomisel aitavad neid küll, kes on nagu hankest osa võtnud. Aga ma võtan siit, ma näen, et ütleb üks küsimus äkki, ma ootan küsimuse ära ja siis ma näitan siit veidi edasi, mis ma slaididele kirja panin. Et iseenesest need kogumikud saab jah õpilastel jagada, et nad võivad olla siis sellised loodud kogumiku muutmine. Võtan lahti sellesama testkogumiku ja siin need kolm täppi ja siin on muuda kogumikku. Ja siis ta avab uuesti ja ma saan seda muuta, sest tegelikult tõepoolest aeg-ajalt tasub oma nendel kogumikel pilk peale hoida, sest muidu juhtubki nii näiteks nagu oli selle Birgi omal, et üks läheb välja. Või eksperdid saavad ka seda küll pärast parandada, aga et minu meelest ka ühel kudumise kogumikul, mis ma siin sügiseses hankes lõin, oli täpselt see häda, et ma tean, et ma panin sinna mingeid muid materjale, neid enam ei olnud. Et nad kaovad aeg-ajalt ära. Kaovad tõenäoliselt ära veebist juba ja siis on, aga siin on ka kolm täppi, see, kus on see muuda andmeid, siis see on selle lehe muutmine, et ma saan siin sisukirjeldust muuta ja parandada ja illustratsiooni ära vahetada, kui mulle tundub, et see nii hästi ei toimi. Lisada näiteks ainevaldkonna teemasid, kui vaja on, et näiteks täiendan veel midagi. Et 2 korda saab siit alt vaata, kui on muud andmeid, siis on selle akna andmed nii-öelda. Ja kui ma võtan sellest avalehest muuda kogumikku, siis ma saan terve kogumiku muutmise juurde. Ja nüüd ma vajutan neile linnukese, et salvestan ja siis ta on jälle selles vaates, kus õpilastel jagada. Ja õpilastel jagamine on jah, et QR-kood, mis on selle sügise uuendus väga vahva. Et kuna iseenesest e-koolikott võimaldab ka nutiseadmes vaatamist, et iseasi, kas need materjalid kõik, mis siia kogumikku pannakse, on nutiseadme sõbralikud, aga e-koolikott ise on nutiseadme sõbralik. Et õpilased oskavad QR-koodi alusel siis endal kuvada, siis teine on see jagamise link, et sellised tüüpilised sotsiaalmeedia jagamise platvormid nagu Twitter ja Facebook, aga ma saan siis jagada vajadusel ka meili teel näiteks, et saan sellise lingi. Ja ülevalt saab tegelikult selle lingi ka siis jagada. Aga kui ta on teil silmkriipsuga ehk ta avalik ei ole, siis minu meelest kõik neid kasutada ei saa, et selline teema on juures. Aga nüüd, kuna ma juba siin olen, siis ilusti paistab siit ülevalt välja kasutusjuhendid kohe selle e-koolikoti lingi all. Et selle alla tulevad siit järjest erinevad juhendid, siis kuidas seda e-koolikotti kasutada ilusti videode ja lisamaterjalidega ja nagu te näete, väga värskelt praegu nad siia järjest tekivad, et nii materjali lisamine kui kogumiku loomine, kõik on tegelikult olemas ka. Varem oli siin küll ka ekspertide nimekiri, aga praegu seda vist siit kohe välja ei tule, et mina panin slaididel ekspertide nimekirja ka, et kui teil on vaja oma aineala eksperdiga ühendust võtta, et siis te saate seda teha. E-koolikoti eksperdid on tegelikult erinevate aineühenduste poolt valitud inimesed, et näiteks käsitöö poole pealt olen meie Raili Kaubiga, tehnoloogia poole pealt ei julge öelda. Mart Soobik äkki oli. Ja teistel õppeainetel on ka, kellel on oma seltsid või seltsingud, et sealt kindlasti on keegi e-koolikoti ekspert, kes vaatab neid üle. Eksperdi roll on see, et ta kontrollib üle, kas õppematerjal vastab siis nendele headele nõuetele, vastab autori õigustele
Sest nagu te teate, et kui või mingi materjal sisaldab autoriõigusega vastuolus olevaid või noh, õigemini avalikustamisega vastuolus olevaid materjalid, siis tegelikult ei tohiks ta siia e-koolikotti ka tulla. On väga häid materjale, mille sees on näiteks joonised ja pildid on sellised, mis on range autoriõiguse või ütleme, range litsentsiga kaitstud, et siis kahjuks eksperdid peavad selle materjali kustutama. Et seisukoht on selline. Aga võtan siis korraks siit lahti oma esitluse uuesti, et siin on veel näiteid, aga neid digikogumikke peaks olema hästi palju. Ma kindlasti peast öeldes eksin, aga oli sügisene digikogumike koostamise hange ja voor, seal oli minu meelest igas õppeaines pidi loodama vähemalt 3 kogumikku. Kas igaüks lõi, ma ei tea. Ma tean, et Priit Pensa oma minu meelest ja Inge Lahtmetsa omad said küll loodud selle hanke raames ja minu tikkimine ka. Teine hange oli nüüd septembris, see oli kevades hanke, ma ütlen, sügisene hange oli septembris ja siis täiesti kindlasti tuli juurde hästi palju matemaatikasse. Hästi palju tegi Tuulik Vuks kodunduse teemalisi digikogumikke, kuna seal on, oodatakse just nende õppekava teemade järgi neid kogumikke, et siis minu meelest teise kooliastme kodunduse teemad said peaaegu et kõik kaetud. Tuulik oli ise vist ka siin, äkki ta oskab kommenteerida. Et tõenäoliselt tulevad need hanked veel, et kellel nüüd praegu huvi tekkis, et järgmine kord võiks osa võtta hankest, siis kindlasti olete teretulnud. Kui see hange tuleb, eksperdid saavad kokku selle nädala lõpus, et äkki siis me saame rohkem infot. Aga et nende kogumike puhul ei ole seal midagi keerulist siis, kui teil on materjalid juba enamus olemas. Ja ei pea olema siis enda materjalidest, vaid peavad olema vabalt kättesaadavad, autoriõigustega kooskõlas olevad õppematerjalid, mille autor lubab neid kasutada. Et võib näiteks juhtuda nii, et te panete terve kogumiku kokku nii, et teil ei ole mitte ühtegi enda loodud asja. Et peaaegu niimoodi sain ma kogumiku heegeldamise teemal. Ja võib juhtuda nii, et ei ole midagi võtta ja te peate terve kogumiku materjalid ka nii-öelda nullist looma. Aga et osa võib võtta. Hästi palju materjali tuli jah, matemaatika teemal seekord minu meelest. Ja eesmärk oli, kui ma nüüd ei eksi, oli teine kooliaste selle aasta sees. Ma usun, et järgmine aasta tulevad 3. kooliastme kogumike teemad, et mida siis luua. Nii, võtan korraks need nõuded ette. Ja nii, kas ma saan siit õige koha pealt edasi, et nõuded veel üle, et igal juhul on siis e-koolikott peaks olema keeleliselt korrektne, autoriõiguste nõuetele vastav. Tehniliselt ta töötab nii ehk teisiti, nii et e-koolikoti ise digikogumik töötab tehniliselt erinevates seadmetes. Aga jah, et võib juhtuda nii, et näiteks Padlet avaneb teil nutiseadmes, aga mõni teine keskkond ei avane. Ja kindlasti on olulised need märksõnad. Metaandmed on nagu juba peaaegu et kaetud selle teemaga, mis te seda kogumikku luues sellele esimesele lehele panete, aga märksõnad peate siis ise lisama. Ja mida täpsemad märksõnad, seda parem. Ja ma küll ei näidanud nüüd, aga täiesti huvitaval kombel e-koolikott arvestab kaheosalisi või tühikuga märksõnu. Et kui enamus keskkond ei taha näiteks nimelt heegeldamine ahelsilmus, ta loeb siis nad nagu 2 eraldi märksõnaks, siis e-koolikott, kui te panete heegeldamine tühik algsilmust, siis ta väga edukalt loeb need 1 märksõnaks. Et see on täitsa mõnus minu meelest. Nii, ja vaatame siis mõned vahendid ka, et ma näitan teile, et mul on lihtsalt, ma lähen kohe siit küll välja uuesti, et ma panin mõned nimed ja lingid teile ka slaididele ja siia alla panin haridustehnoloogide leheviite, et näitan natuke seda ka. Aga et millest siis või milliseid keskkondi kasutada. Mul on siin küll esimesena sisuloome ja täiesti suvaline valik vahendeid, mida ma ise hea meelega kasutan. Aga see ei pea nii olema, sest et olgem ausad, sisuloome või loomise koha pealt Google Drive koos oma Exceli analoogiga, esitluste loomise analoogiga, kõige sellega võimaldab ka väga palju ära teha ja seda ma tegelikult kasutan ka kõige rohkem, võib-olla seda Google Drive'i võimalusi, aga ma lihtsalt teda siia praegu ei pannud. Et näitan siis neid võib-olla mitte nii tuntud sisuloome või sisuteemalisi asju ja siis näitan
testide tegemise asju, sest mis selle õpetaja mure ikka on, kui keegi tunnikontrollid ära parandaks, siis oleks elu hea. Sutori on esimene. Sutori on üks tore vahend. Oli ta algselt ajatelje loomise vahend, aga nüüd on ta justkui selline, ingliskeelne väljend võiks olla storytelling mõnes mõttes, et seda saab siis teljelist materjali luua. Kui te loote endal siia keskkonda siis sellise kasutajakonto, siis alguses pakutakse teil võimalust igasuguseid asju siia lisada, aga see kahjuks lõppes kuu ajaga ära ja siis nad tahavad tasulise kontoga teile toredaid asju anda. Aga kõik põhiasjad, piltide ja tekstide lisamised saate te ikkagi ka tasuta kontoga ära teha. Ja mis mulle väga Sutori puhul meeldib, esiteks ta on visuaalselt hästi ilus ja puhas. Teda saab väga mugaval moel jagada ja teda saab koos luua, et siit share nupu alt saan ma siis kutsuda inimesi, näiteks teisi õpetajaid või ka õpilasi, siis seda lugu jätkama. Et hästi tore ja muidugi see, et mul on võimalik teha siis temast selline oma ajaveebi või kuhugile lisatav vahend. Ma praegu ei julge peast öelda, kas Sutori kohta ka eestikeelne juhend on olemas, aga tõsiselt vahva ja tore keskkond. Et miks mitte näiteks tehnoloogiaõpetuses meil on selliseid ühiseid töid, või miks mitte näiteks kontrollida õpilasi niimoodi, et mul on käsitöö poole pealt vist lihtsam öelda, et panen pealkirjaks looduslikud kiud ja siis palun igal õpilasel siis üks kast näiteks täita, kellele jääb lammas ja kellele küülik ja kellele lina ja kellele kanep. Ja me saame kokku lõpuks sellise toreda materjali, kus on nii pildid kui tekstid põhipunktidena olemas. Et selline hästi tore. Siis, mis mul seal järgmine oli, võtame siit järjest, panen selle kinni, siis läheb eest ära. Jeopardy Labs on äkki ilmselt õpetajatel tuttav, on mitte niivõrd sisuloome oma, vaid mänguline Kuldvillaku loomise keskkond, hästi vana juba. Ja mis kolleegidega meie selline tore avastus oli see, et siia saab nüüd pilte lisada. Et meie viimased katsetused sellised pilti lisada ei saanud. Pildi sai küll lisada, äkki see oli siis nüüd emba-kumba, mõlemat ta ei luba, kas ta lubas nüüd lisada internetist või lubas ta lisada arvutist üles laadides. Aga ühel moel ta pildi siia lisada lubab ja pildilised küsimused olid hästi toredad, et siia tuleb siis ühele poole tuleb küsimus, teisele poole tuleb korrektne vastus ja mis on ju hästi oluline näiteks matemaatika või keemia õpetajatele, et me saame neid üla- ja alaindekseid lisada, mida kõik ei luba ja siin matemaatilisi tehteid luua. Et see ei ole mitte kõikidel keskkondadel võimalik. Ja siia sisse saab siis võib-olla ka tuua näiteks videod hoopiski, et panen YouTube'i video mängima, küsin, et mis toimub. Vastus on keegi ketrab voki peal. Et Jeopardy Lab siis, et on küll jah, sellisena väga vana väljanägemusega keskkond, aga tõepoolest lubab praegu hästi palju juba mugavamal moel neid Kuldvillaku asju teha. Mõistekaarti loomise tarkvarasid on mitmeid. Panin siia praegu Mindoma, mis on isiklikult, mulle meeldib kõige rohkem. Tal on küll see õnnetu lugu, et tasuta saab teha kolm seda mõistekaarti, aga siis kustutan mõne varasema eest ära ja teen uue ja saab hästi mugavalt jagada share nupu alt, et ma saan kutsuda siia inimesi endaga koos tegema, õpilasi näiteks, et mina algatan, õpilased jätkavad. Siis ta saab pärast muuta selliseks nagu esitluseks, justkui nagu slaidi esitluseks, et kuidas ma liigun siis ühelt mõistelt teisele mõistele, täpsustan. Et Mindoma kohta on nüüd olemas ka kindlasti vähemalt üks, kui mitte mitu eestikeelset juhendit. Nad võivad olla veidi vananenud, sest keskkonnad muutuvad sageli väga kiiresti ja üleöö ja väga ehmataval kombel üleöö, aga põhiasjad jäävad samaks ja põhinupud jäävad samaks, et kui ta ei asugi sama koha peal, kus ta juhendis on, et siis te ikkagi järje peale saate. Aga jah, neid keskkondi on palju ja ka koolielu, ma korraks võtan selle lahti. Koolielu
keskkonnas küll enam see töövahendite osa, mis siin üleval on töövahendid, ei uuene, aga siit te kindlasti leiate erinevaid ka praegu veel töötavaid keskkondi. Siin osa keskkonnad ise enam ei tööta. Kas ma nüüd leian kiiresti mõne mõistekaart üles, võib-olla ei leia. Et siit siis saate vaadata, et need veebitahvel .storming, juhend on siin, aadress on siin, et selle kaudu saab alati ka katsetada, et kõik kindlasti ei tööta, osa on väga vananenud, ärge muretsege, võtke järgmine. Nii, et Mind omaga on selline lugu, et mõistekaart on jah rohkem, Mind 42 ja muud. Siis hästi tore on VoiceThread, mida õpetajad hästi ei kasuta, aga võiks kasutada ja mitte sedapidi kasutada nüüd, et teie teete ära, vaid laske õpilastel teha. Ta lubab ka väga edukalt nutiseadmes teha, et teevad kuskil ette siis slaidi esitluse. See on nüüd kooli klassiruumis tehtud, sellepärast on ka piltide autoriõigustega nagu ta on, et see oli lihtsalt katsetamine, ma avalikult rohkem teda ei näita. Et õpilased teevad slaidi esitluse ja helindavad, et räägivad, mida nad teevad. Näiteks kui teil on vaja panna õpilased tegema seda või kirjeldama seda, mida nad tunnis tegid. Et ma ei tea, lihvisime 3 koolitooli ära, siis et teevad pildid, teevad esitluse ja räägivad sinna peale, mis oli tööde käik. Täiesti võimalik. Ei ole väga keeruline. VoiceThread ei ole ka väga palju muutunud. Selle juhend on ka kindlasti olemas. Nüüd Padlet. Hästi populaarne, võtsin siit millegipärast pakkus mulle mu kolleegi Padletit siia ette kohe ja oli hea näidata, et tema kasutab 6. klassile matemaatikatööde tegemisel näiteks. Padletiga on nüüd selline lugu, et Padlet on ka tasuline osaliselt. Ja kui teil on 3 Padleti seina tehtud, siis ta vist tahtis juba raha saada. Aga kui teil on tehtud üks sein, näiteks 6. klass matemaatika, siis te võtate siit Remark ehk koopia ja koopiaid lubab ta teha rohkem. Nii et neid saate siis kasutada erineval kombel. Kui nüüd kellelgi on olemas varast järjest Padletid, minul ka on, siis ma pean ütlema, et järgi oli jäänud väga väike osa neist siia seinale. Ja ehmatasin juba, et siin käside õpetajatega me eelmine aasta tegime ühe väga vinge Padleti, kus õpetajad panid nii lahedaid asju ülesse. Mõtlesin, et see on kõik kadunud, aga ei ole. Kui te linki teate, siis te sinna ligi pääsete, aga teie seinal ta seda enam ei kuva. Et lingi kaudu ikkagi ligi saab. Et ära nad kustutanud neid ei ole, et selles mõttes ehmatada ei maksa. Aga jah, Remark või koopiate tegemine siis toimib hästi. Või teine variant, et ostate enda täisfunktsionaalsusega. Nüüd testide tegemise keskkondi on hästi palju. Tõenäoliselt kõige populaarsem on Kahoot, mida lapsed kõik mängida arvastavad. Selgus, et mul selle konto alt ei olnudki veel ühtegi Kahooti loodud. Et see on siis selline mänguline, kus õpilastel kuvatakse küsimus ja vastuse variandid ja siis nad korraga koos igaüks küll oma seadmes mängivad. Et natukene on ka uuendusi juurde tulnud. Jälle kindel ei ole, et uuendustega see juhend on olemas, aga ma usun, et kõik on vist peaaegu selle Kahootiga vähemalt mängija poole pealt kokku puutunud. Vaat sellised märgid on, nagu siin on õpilastel vastuste ees. Minu lemmik on mitte Kahoot, vaid on hoopiski Quizzes. Et siin on üks keemiateemaline test. Et kui ma võtan ja tahan siis Quizist kasutada või võtan praegu edit, siis ma saan näidata lihtsamalt. Et mulle ta meeldib sellepärast rohkem, et iga õpilane teeb omas tempos, oma seadmes ja teda on väga mugav jätta kodutööna õpilastele siis täitmiseks. Et siin on näha, et kus on rohelised vastused või rohelised on õiged vastused ja kus on siis teised punased on valed, saab mitu õiget panna ja pärast mul tulevad siis raportid ka ilusti välja, et kellel kuidas läinud on, et siin on täiesti suvalisi katsetamisi olnud, et kuidas nad siis on ära täitnud, et mis hinded näiteks saab panna. Alati ma küll pean ütlema, et Quizise puhul need keskkonnad on üsna töökindlad, aga alati ei ole nii töökindlad. Et siis ma oma hindamise skaalal olen Quizist või Kahooti või midagi sellist veebikeskkondade, näiteks ka Socrativi, mis ma siia kohe ette võtan, olen hinnanud natukene madalama hindeprotsendiga, et nii-öelda hindamistulemusi veidi allapoole lasknud. Et sest tehnoloogia vahetevahel ka ei mängi alati kaasa, kuigi see on nüüd palju paremaks läinud. Et Socrative on üks varasemaid enne siis Quizist ja Kahooti hästi populaarne olnud keskkond testide tegemiseks.
ja siin on nüüd erinevaid võimalikke, on vaja testina teha, on võimalik teha mitmikvalik, õige, vale, selline, et exit ticket tähendab, et teete mingi väikese küsimustiku ja õpilane ennem klassist ära ei saa, kui on sellele vastanud, et selline tore vahend. Siis inglise keele õpetajad armastavad Quizleti. Jälle hästi tore keskkond, kus on võimalik, kui klassis mängida, siis teha ka sellist, kuidas selle kohta öeldakse, nagu rühmades mängimist. Et ma ei tea nüüd, kas juhend on, Ingrid on seda hästi palju kasutanud, et kas selle kohta juhend on olemas, kuidas teha neid nii-öelda rühmadesse luua ja siis niimoodi mängima panna. Ja peaaegu kõikidel, nii Quizletil kui Quizises on olemas see search koht, et kui ma panen siia näiteks mingi otsisõna, et siis võib juhtuda, et tegelikult on juba selliseid teste tehtud, kus teile vajalik sõnavara on olemas. Et Quizlet on nagu, ta on mõeldud pigem algselt keeleõppijatele, aga sobib just selliseid termineid ja väljendeid näiteks õppida, et see on kiire flashkaardid või kuidas neid nimetatakse eesti keeles, et nende õppimiseks. Hästi palju võimaldab tegelikult teha Wiser.me. Nüüd teil on juba hakkab varsti tekkima segadus, et mis oli mis. Aga Wiser.me lubab teha väga erinevaid teste, lisada pilte, videosid, pildi peale panna õigeid märksõnu, lümptesti luua, mitmikvalikuid muud. Ja kui nad on ära tehtud, siis ma vaatan, kas ma leian kiiresti siit ka ühe ülesse, kus mu õpilased vastasid. Et tegelikult ta hindab ka ära enamasti, need kõik keskkonnad tegelikult hindavad ära ka. Aga ei olnud väga tore see, et kus ma leiaksin siit üles, vist ei leia ka nii kiiresti. Väga tore ei olnud siin keskkonnas küll see, et nutivahendil ta väga hästi ei toimi. Et kuidagi nagu oli selline, no nüüd ma ei leiagi üles kähku siin vaadates, et kus kohas siis need õpilaste vastused on. Et väga mugaval jah, nutiseadmes, isegi tahvelarvutis ei olnud väga tore. Aga õpilased liituvad koodiga, et nii nagu Quizises või Kahoodis, ja kui õpetaja on loonud ja selle õpilastele avaldanud, siis saavad õpilased koodi, mille alusel nad sisse logivad ja saavad oma küsimuste juurde. Et siin oli veel natukene täpsemalt, et ma isegi ei pidanud õpilaste nimesid panema, ma sain nad automaatselt siia juurde. Wiser.me kohta on ka kindlasti, Anne Krullil on juhend olemas ja Wiser.me ei ole ka nii palju muutunud, et see juhend oleks aegunud. Nii, kas ma olen nüüd oma kiire variandi juhenditest teile näidanud, et neid on hästi palju ja osa on siis jah, siin koolielu töövahendite hulgas, et plakatite loomised, esitluste loomised, erinevad vahendid, noh, mida te küsida oskate, see tõenäoliselt kuskil on. Ja kindlasti nüüd tulevad siis siia Haridustehnoloogide Liidu lehele. Nüüd peab Ingrid mind ilmselt aitama, haridustehnoloogid soovitavad, äkki oli see koht. Siin on mingi vahendite nimekiri ja kuskil oli üks blogi, kus kohast peavad tulema ka erinevad juhendid. Panen selle pärast sinna esitlusse sisse, et te saate ka sinna kiiresti ligi. Ahah, Diana aitab mind, aitäh. Ja kindlasti, mida tasub vaadata Haridustehnoloogide Liidu lehelt, on veebiseminarid. Siin on kõik varem toimunud veebiseminarid, siin on väga huvitavaid ja töövahendite omad on kõik need, et koolielu uued töövahendid veebruaris, märtsis ja nii edasi, mida Ingrid Maadvere siis, blog ei ole veel avalik, no tuleb siis igastahes. Et nende alt on ka siis väga huvitavaid vahendeid läbi jooksnud nende koolielu töövahendite hulgas. Väga hea, Diana, et ma lisan siis hiljem selle lingi sinna esitlusse ka, et kus on see blogi, kus tulevad erinevate töövahendite juhendid. Et kui ise teen valmis ja siis teisted maha viksides, et on, kopeerida lubab seesamane Quizlet, näiteks Vill, kui ma võtsin siit, et kui ma otsin selle ülesse, siis ma saan selle endale kopeerida, et võtan customize ja kopeerin. Sama lubab teha Kahoot ja Quizis, et kui ma otsin näiteks, kuskil ääres siin oli see search, find, et kui ma otsin siin näiteks tamm, võtan täiesti suvalise sõna praegu, siis siin on näha väga palju erinevalt. Paremas ääres näitab ta mulle ka, mis selle testi sees on küsimused
ja ma saan siit võtta näiteks lisada ta enda kollektsiooni ja kui ma olen ta siis sinna enda kollektsiooni juba lisanud, siis ma võtan ta enda nende kollektsiooni alt ka läbi ja siis saan juba siin teha näiteks edit, et muuta vastavalt endale. Et jah, Kuisalais on jah ka selline, ka meil ühel õpetajal on nüüd väga hea selline, väga hea lemmik see Kuisalais. Et saab küll jah, paljudes keskkondades saab ja tõepoolest tegelikult ei ole vaja ju alati nullist luua. Et kui on juba hea olemas, et võib-olla ma muudangi ära, et kui on saarlastel tehtud väga hea test Saaremaa või ütleme näiteks, ma ei tea, Dolomiidi kohta, aga minul on Hiiumaal vaja seda kasutada, ma nii palju Saaremaa küsimusi sisse ei taha, et siis ma lihtsalt osa küsimused muudan ümber endale vajalikuks. Et saab teha õnneks, et ei pea kõike nullist leiutama, kõiki jalgrattaid. Aitäh, Ingrid, selle lingi eest. Nii, et neid keskkondi on jah hästi palju, et Youtube'is on ka juhendeid. Osa juhendid on kindlasti inglise keeles, aga nüüd Ingrid siin ja Haridustehnoloogide Liidu liikmed, Anne Krull on hästi palju teinud, Tiia Salm, et neid juhendeid leiab ka tõenäoliselt Youtube'ist niimoodi, et nad ei olegi näiteks koolielus üldse üleval. Neid tasub natuke otsida. Tagasiside küsitluse koostamiseks mulle meeldib vist Google Forms kõige rohkem. Teised lisavad siia kohe enda omad. Et ma panin siia esitlusse ka mõned lingid, kust saab, kui te loote õppematerjale, kust te saate vaba pildi ja helimaterjali, et hariduslikel eesmärkidel näiteks tohib kasutada Muisi lehel olevaid pilte, et mida kindlasti tehnoloogia käsitööõpetajad palju vajavad, et tuleb korralikult link juurde panna. Igal juhul tuleb panna juurde ka link, aga siin on siis ka muid keskkondi nii fotode kui helifailide jaoks, et kui teil on vaja, siis neid võite kasutada. Ma korraks ka näitan, näiteks Pixabay on üks minu lemmikuid. Võtan siit näiteks puutöö otsisõnana, siis näete illustratsioonideks igasugused, ega nad ei olegi nagu tööpildid, aga nad on illustreerimiseks väga head materjalid. Erinevate otsisõnadega tasub otsida ja näiteks, mis selle Pixabay puhul on hästi hea, et kui ma võtan ta lahti, siin on olemas küll autori nimi ja viisakas on alati autorile ka viidata, aga siin tegelikult see keskkonnas olevad pildid, see CC0 Creative Commons ei eelda isegi mitte viitamist, et te võite neid vabalt kasutada. Aga jah, tore on, kui te viitate. Ja kui ma võtan lahti korraks Muisi lehe ehk selle Eesti Muuseumite veebivärava lehe ja võtan siit täiesti esimese pildina, et peaaegu temaatiline sattus, siis siin on ilusti näha, et võib kasutada, tuleb viidata, siis siin all on ka näha, kuidas tuleb viidata, et millele Eesti Ajaloomuuseum veebiviide ja siis viide sellele esemele või kus ta seal kogus on, et need on täiesti olemas. Siis kui teil on vaja ekraanivideosid ja õppevideosid teha, siis neid tasub ka. Ma jätsin selle slaidi ka siia, et just tehnoloogiaõpetuse suurim väärtus õppematerjalina on tegelikult tõenäoliselt õppevideod ja kui käsitöö poole pealt on näiteks Kristiin Sidok hästi palju heegeldamise ja kudumise teemalisi teinud, et siis mulle praegu kohe ette ei tule, et ma oleks näinud tehnoloogiaõppe teemalisi videosid. Et nendega tuleb ka ära harjuda. Nende puhul on küll see, et isegi see 1 minut kipub vahel pikk olema, et kindlasti ärge väga pikki tehke, tehke hästi lühikesed ja kui on vaja, siis tehke mitmest jupist kokku. No ma ei tea, puutüki ettevalmistamine, puutüki, ma ei tea, saagimine, et nad ei oleks ühes pikas rodus, sest tänapäeva noored ei jaksa, ausalt öeldes ka vanemad ei jaksa enam väga pikki videosid vaadata. Ja kui teil on tahtmist katsetada enne, kui te lähete siis ise sinna koolikotti neid looma, sest igal juhul, kui te olete loonud materjali, siis te võiksite selle avaldada, et teie kolleegid on kindlasti teile tänulikud. Ja siis ongi nii, et kui mina avaldan, siis mulle avaldatakse ja nii see õppematerjali ruum järjest parem saab. Et siin on ka lingid testkeskkonnale ja ekspertide nimekirja õppeainete kaupa, et leiate siit slaididelt ülesse. Ja kus te slaidid leiate? Et panin siia lõppu siis ka Bitly aadressi, et selle tänase slaidi esitluse leiate te aadressi bit.ly
digikogumik ETKL ehk kuidas see nimi nüüd on, Eesti Tehnoloogiaõpetajate Liit. et selle leiate siis siit üles, et ei leia tõenäoliselt ju neid minu näiteid siin keskkondade kaupa, aga keskkondade lingid leiate ikka ja siis nende ekspertide nimed. Nii, lõpus läks nüüd väga kiireks, jõudsin kiiresti täpselt 8 lõpetatud, aga kui teil on küsimusi, siis ma veel hea meelega vastan. Et jah, ma näen, et siin teisigi on, kes on Google Formsi fännid, et kindla pihta on Google'i vahendid jah, noh, nad on üheskoos ja nad on hästi palju võimaldavad, et näete, kohe tulevad lugejad, väga tore. Siilid ja mis meil siin on siis, kes tulid esitlusi vaatama. Et pingviinid ja 8-jalad ja siilid. Et vaadake, kui teil on mure, ma ei pannud link või oma meiliaadressi, aga ma lisan selle ka siia lõppu pärast. Et kui teil on mure, siis kirjutage, et kui ma vastata oskan, siis ma vastan, kui ma ei oska vastata, siis ma püüan leida inimese, kes teile vastab nendele küsimustele, mis teid täpsemalt huvitavad. Et üheskoos kindlasti saab see kogu see õppematerjalide maailm veidikene parem ja me ju tahame kõik, et meie enda töö oleks veidi kergem ja lihtsam, et siis koos me saame seda teha. Minu poolt aitäh. Kui veel küsimusi tuleb, siis ma veel siin taustal piilun seda asja. Te olete väga tublid olnud, terve tund aega vastu pidanud seda kiiret juttu ja ma usun, et me kohtume seal e-koolikotis materjali luues ja kokku pannes. Toredat jõuluootust ka teile. Lubas küll täiesti vihmast ilma, aga küll see lumi tuleb ja päkapikud nagunii juba piiluvad. Et olgem siis päkapikkude vastu ka väga sõbralikud.